5. harjutuse jaam Hyrox võistlusel on sõudmine ja sõuda tuleb 1000 meetrit. Sõudemasin tegelikult väga hea masin kardio treenimiseks ehk siis selline aeroobne, võib-olla inimesed tihtipeale vaatavad seda kui sellist jõulisemat aeroobset, vaatavad kõik sprindivad siin, aga tegelikult saab siin ka rahulikult teha seda. Ja mis teeb ta eriti heaks on see, et ta kaasab kogu keha ja ta ei ole selline põrutav harjutus, nagu on jooksmine, näiteks jooksmine kogu aeg põrutad. Ta on selline pehme, selles mõttes kehale low impact, nii et minu arvates väga hea masin. Võib-olla tõesti mõnel isegi aitab võib-olla natukene tugevamaks saada, sest sa liigud siit läbi puusa ja läbi jalgade väga jõuliselt, aga enamustele ta jääb selliseks jõulisemaks võhmaharjutuseks. Hyroxil on niimoodi, et see sõudemasin on keset jaama, ehk siis sinu Hyroxis sõudmise aeg ei ole see aeg, mis sul siin ekraani peal on, vaid kogu see aeg, kui sa siin jaama sisse tuled, paned ennast masina külge, tõmbad ära ja jooksed välja. Ehk siis lisaks sõudmisele heaks saamisele tuleb ka efektiivselt seal võistlusel siis liikuda, ehk siis sa pead ennast kiiresti ka siia kinni panema ja reegel ongi see, et sul kõigepealt peavad jalad platvormil olema ja alles siis võid sellest sangast kinni võtta. Ja sõudmises üritame mõelda sellest rohkem kui siuksest mitte kükist, kus sa lihtsalt ainult jalgadega teed, vaid üritame mõelda rohkem siuksest nagu jõutõmbest, ehk me üritame nii põlvi kui ka puusa kaasata sellesse. Ja nüüd käed on suht sirged alguses, reachin siia ette läbi puusa niimoodi, jällegi sa ei pea nii kaugele tulema kui mina, mängid sellega ringi, aga siit lasen ennast ette ja nüüd lõkkan jalad sirgeks ja siis tõmban kehaga ennast taha ja tõmban lõpus alles kätega järgi, ehk siis ei alusta seda siit kätega, jalgadega, vaid pigem kõigepealt jalad, siis puus ja siis käed järgi. Ja niimoodi üritad ka sükest rahulikku tempot hoida, ehk siis tõmbad jõuliselt taha, aga siis relaxid ette tagasi. Lased justkui nagu masinal ennast ette tagasi tõmmata, mitte ei rapsi siit edasi tagasi hästi kiiresti, vaid pigem ongi on-off lülitile võid mõelda. Ehk siis ma üritan jõuliselt tõmmata ja siis ma saangi sükse kerge puhkuse siia vahele ja see on Hyroxi juures oluline, sest muidu selle sprindiga sa lihtsalt tõmba ennast läbi, pigem tahad sa sükse rahuliku tempoga siit läbi kruiisida, mitte ennast liialt ära väsitada. Jälle on, tõmban ja off, lasen rahulikult ennast tagasi. Eks see masin võtab natukene harjumist ja eks see on suht individuaalne ka, milline tehnika kõige parem on. Aga üritad jälle mõelda sükest võib-olla 5-10 kilomeetri tempot, et ei ürita väga palju sprintida siin, sellepärast et siit sa pead jälle edasi jooksma ja paari harjutust veel tegema.